Kui veel mõned aastad tagasi piisas selleks, et tööle kandideerida lihtsalt ühest heast CV-st ja motivatsioonikirjast ja võib-olla polnudki nii oluline nende sisu kui just ikka see, et sa neid ilusti vormistada oskasid ja juba oligi töökoht sinu, siis nüüd tänapäeval on lood palju keerulisemad. Tänapäeval otsitakse töövestlusel ikkagi 30-aastase töökogemusega 25-aastast noort, kellel oleks kindlasti erialane magistrikraad ja igaks juhuks veel 5 erinevat asjasse täiesti puutumatut magistrikraadi ja kes valdaks vähemalt 10 erinevat võõrkeelt. Ja täpselt samasuguse paralleeli annab tõmmata Peugeot 3008-ga, sest et kui eelmise põlvkonna 3008-l piisas kõigest sellest, et oli üks natukene suurem linnamaastur ja juba ilmusidki müüginumbrid Exceli tabelisse, siis nüüd ootavad tarbijad palju enamat. Nüüd ootavad tarbijad, et nende linnamaastur oleks piisavalt ruumikas, ikka kupeeliku kerekujuga, ikkagi huvitava disainiga, ikkagi klassi kõige suurima multimeedia ekraaniga ja mis oleks pistikhübriidina või ka elektrilisena saadaval ja mõnede hullude jaoks tuleb endiselt teha ka tavalist bensiinimootorit. Kui hästi kõige selle esindamine õnnestub, aga sellel uuel 3. põlvkonna 3008-l selgub peagi. Tere tulemast taas kord kaaselama Nicefixeri proovisõidule. Tema disain näeb tõepoolest välja parem, kuid seal leidub ka selliseid kummalisi kohti, nimelt need lõviküünised ei näe välja, nagu need oleksid lõvi poolt sinna tõmmatud, pigem meenutavad nad nagu pikaks kasvanud küüsi või lihtsalt mingeid triipe. Sellegi poolest on tal eriti äge iluvõre ja tagaistujatele on jalaruumi enam-vähem piisavalt, pearuumi jääb seal natukene langevale katusejoonele vajaka, küll on olemas sellega eraldi istmesoojendused ja pagasruumi mahub tal 520 liitrit, kuid elektrilisel versioonil pole lisapagasiruumi kapoti all. Interiööris on tal olemas nüüd tõepoolest klassi kõige suurem 21-toline üks suur näidikupaneeli multimeediasüsteem ühes. Kogu interiöör meenutab sellegi poolest natukene mulle Citroeni ja see Peugeot sportlik rooliratas jääb alati paratamatult natukene varju sellele näidikupaneelile ja olemas seal küll Alcantarat, palju klavermusta materjali, mis selgib sulle natukene liialt vastu ja palju plastikut võib seal ka leiduda. Küll on olemas seal palju juhtnuppe ja üldine, kõik on selline juhi poole suunatud ja tegelikult üsnagi stiilne. Ja saadaval talle ka 3D navigatsiooni, massaažifunktsiooniga esiistmed ja esiistmete soojendus ja roolisoojendus kuuluvad paremasse varustusastmesse ja kui eelmise põlvkonna 3008-l oli igavesti palju igasuguseid diisel- ja bensiinimootorid, siis uuel on olemas vaid üks tavaline bensiinimootor, selleks on 1,2 liitrine turbobensiin 117 kilovatiks 160 hobujõuga, varustatakse automaatkäigukasti ja esiveoga ja olemas tal ka kohe lisanduv 1,6 liitrine pistikhübriid, millel välja pumbatud 170 hobujõudu ja 80 kilomeetrit elektrijõul sõitu. Ja täiselektriline versioonil on olemas 213 hobujõudu ehk 73 kilovatt-tunnine akupakk ja suudab ta sõita siis üle 500 kilomeetri puhtalt elektrijõul ja varsti lisandub ka 4-küoline elektriline, millel juba üle 300 hobujõu. Selline on uus Peugeot 3008, hinnad algavad tal 32 000 kilost ehk on ta tõesti palju enamat, kuid natukene liialt on ta poliitilised eelistused siiski kaldu nende elektriautode suunas. Selline on uue põlvkonna Peugeot 3008, selline oli sellekordne Nicefixeri proovisõit. Kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigel kõike turvaliselt.